Okay. I've never been in love before, et tüüpiline swingi ajastu standard ja kõik kordid võib siis laiendada, ütleme enamalt jaolt vähemalt 9-ks ja kui on 2-5, siis tuleb vaadata, et mis sinna nagu paremini sobib, kas tuuri 2-5 ühe alt need laiendused, ehk siis moll 9-13 või mõnes kohas molli. Ja esimene akord on siis bes 6, teen kohe 6-9. G-moll 9. See on nagu helistiku 6 aste. 2, 5, 1, tüüpilised voicingud. Nüüd S7-st ja S13, siis me vaatasime, et see oli nagu selle A7 triton asendus. D-moll 7-st ja D-moll 9. D-moll 7, G7, kuigi ta laheneb C-molli, siis kuna see D-moll 7, G7 on nagu pigem C-tuuri järgnevus. Ja see kett läheb edasi, C-moll 9, F13 ja bes mai 9. Nüüd tuleb see turnaround. Sõltub, et kus sa nagu parasjagu oled, siis tasub vaadata, et kumba pööret kasutada, kas 3-5-7-9 või 7-9-3-5. Astmesse. Nüüd on siin jällegi molli 2-5, G-molli, A-pool tim 7, D7 alt, võtan siia lisaks kõrgele 5 ka veel kõrge 9 või madal 9. Nüüd see A7, mis siin tuleb, on eeldatavalt D-molli dominant, aga helilooja paneb siin hoopis D-mai ja tagasi algusesse.